kuna meie lapsed on samal ajal nii veeloomad kui ka lumehullud, siis ootas meid ees nädalavahetus Serenas. Sinna viis meid muidugi Tallinki laev ja koos piletitega bronnisime Priority Cari, et ei peaks pikalt järjekorras olema ja saaks esimestena laeva. See tähendab sööma asuda ja esimestena ka laevast maha sõita. Seni kuni lapsed mängisid, käisime kiirel shoppingul, kust mina skoorisin tõsiselt ägeda kella ja villakamsiku. Ja üsna varsti olimegi Serenas kohal, sest see asub kõigest 20 kilomeetri kaugusel Helsingist. Serenasse tulles on võimalik mugavalt peatuda nende armsates mökkides, mis asuvad suusanõlvade ja veekeskuse kõrval. See tähendas, et saime kiirelt mäeriided selga panna ja sõitma minna. Paljud ilmselt ei teagi, et lisaks veekeskusele on siin 9 nõlvaga pisike suusakeskus. Meile väga meeldis, et rajad olid hästi hooldatud, lifti järjekorda praktiliselt polnud ja trikimeestel jagus parajalt väljakutseid. Ja kui on vähegi jaksu, siis ma soovitan kõhtuvalguses sõita, sest sellel on alati oma võlu. Aga suurim võlu peitus siin kindlasti selles, et 2 sammu ja oledki otse Suusamäelt jõudnud Serena veekeskusesse. See oli kindlasti selline käik, mis neile alatiseks meelde jääb, sest nii suures siseveepargis pole nad kunagi käinud ja me veetsime siin ühe terve päeva hommikust õhtuni. Elevust ja tegevust oli palju ja see oli lastel kindlasti reisi tipphetk. Õhtuks olime korraliku sauna ära teeninud ja saime oma mõnusas mökis kaminatule praksumist nautida. Siis oligi aeg kodu poole sättida. Kimasime jälle esimeste seas laevale ja nagu näete, kõik olid eriti põnevil, sest ka minu retseptidega toidud olid laeva bufees ootamas. Ja kuna sõit oli hiline, siis broneerisime ka kajuti, et vaikselt unelainele minna. Soovitan seda teistelegi, eriti aktiivse puhkuse lõpus.